Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina nagu ikka olen Kaia-Liisa Reinut ja täna on selline teema nagu ühtsus. Nüüd, kui meil on olnud siin paar päeva sellist vabamat, kus saab olla vabalt kodus, oma lähedastega koos, oma perega koos, siis paljudel on olnud võimalik olla rohkem iseendaga kontaktis ja vaadata ringi ja tunda looduse kohalolu ja kogu seda ilu. Ja nii oli ka minul. Ma teatavasti elan metsa sees, Vänni metsas mere lähedal ja käisin heli jalutamas ja vaatasin puid, vaatasin puude energiat, kuidas nad, eriti siin mere ääres on vahva vaadata, kuidas puud kasvavad niimoodi teineteise poole ja teisi puudutades ja kasvavad selles suunas, kus nad lõpuks saaksid puudutada teineteist, samas pöörduvad ära ka mere ja sellise väga tugeva tuule ja energia poolt. Ja kui vaadata neid puid, siis nad tõepoolest ju on teineteisega kogu aeg kontaktis, energeetiliselt ja ka füüsiliselt, mitte ainult, ma ei pea silmas maa peal, ma pean silmas maa all, kus on juurtevõrgustik ja kus nad saavad toitaineid ja kus tegelikult toimub teineteise toetamine, varjatud toetamine. Ja paraku meile õpetatakse ju koolis, et igaüks võitleb, et puud seisavad justkui enda eest ja üks sööb teise välja ja kui üks puu on tugevam, siis teine läheb nõrgemaks ja nii edasi. Et see on vaatenurk minu meelest, mis on tulnud praeguseks hetkeks juba meie minevikust. Inimkonna mineviku vaatenurk, kus pidevalt elu on pidev võitlus, teineteisele ärapanemine, kus ei ole nagu kohta sellise armastusel ja koos olemisel ja koos töötamisel. Kuid praegu oleme me sisenemas siis täiesti teise ajastusse, ja kui vaadata nagu puid ja üleüldse loodust, siis loodus töötab nii, et kui keegi on justkui nagu haige või nõrgem, siis teised annavad talle tuge. Näiteks puude ja taimede puhul teised annavad talle toitaineid nii, et ta saaks uuesti õitsenguna elada ja kuni siis sinnamaani, kui enam ei suuda. Aga see, mis praegu maailmas toimub, on ju täiesti risti vastupidine. Meil on antud tumedamate jõudude poolt mõista, et isolatsioonis olemine on meile kasulik, kuid tegelikult on see risti vastupidine tulemus. Teineteisega koos olemine, silma vaatamine, puudutamine on need asjad, mis on tervendava väega. Need, kes teavad ja kes on käinud minu klassikalise reiki või kristallireiki kursustel, siis teavad, et seal ma õpetan just seda, et see on kõige loomulikum viis inimkonnal üldse eksisteerida, on kasutada seda oma väge teiste aitamiseks, iseenda aitamiseks. Ja me teeme seda sõltumata sellest, kas me teame sellest või mitte. Sest meil on tõepoolest võime aidata kõiki läbi energia ja läbi armastuse energia eelkõige. See on ainus asi, mis ju üldse maailma muudab, mis tervendab ja see vägi on meis kõigis olemas. See on meie sees ja paljudel on selleks käed, aga hakkavad järjest rohkem tulema ilmsiks ka nagu kõikide inimeste need võimed, kus me ei pea isegi oma käsi kasutama, vaid piisab ainult mõttest, et tervendada. Sest nimelt isolatsioon ja maski kandmine on tõepoolest tumedate jõudude poolt taotluslik, et me ei saaks olla koos ja ei saaks olla läbi selle oma tõelises väes. Sest vaid hirmus ja isolatsioonis olles, mis ju veelgi enam tekitab hirmu, oleme me kõige rohkem haavatavad. Sest puud elavad ju ja taimed ja kogu loodus elab ühtsuses, austades tervist, austades vabadust. Ja kui me ise lõpetame inimkonnana haigete inimeste eraldamise,
ja hakkame neid hoidma enda juures, et me saaksime oma väe ja vibratsiooniga aidata inimesel tervendada, sest meie kehad on ju loodud iseennast tervendama. Sest nii palju olen ma aastate jooksul mõistnud ja aru saanud, et iga haiguse taga on mingi kas mentaalne või väline anomaalia, mis takistab meil ise energiat kätte saamast universumist. Seega haigus on alati energiapuuduse tunnus ja meie keha suudab iseennast tervendada. See on meie loomulik seis, loomulik viis. Ja selleks, et me saaksime maailma ja iseennast tervendada ja aidata, peaksime me laskma lahti hirmust haiguse ees, haiguste ees üldse. Meil on kollektiivselt väga-väga suur hirm olnud haiguste ees, haiguste kui sellise üldse, üldiselt haiguste ees, kui ka praegu selle viiruse ees. Ja niipea, kui me suudame lahti lasta hirmust haiguse ja viiruste eest, hakkame me kiirgama ise tervist ja tervist loovat vibratsiooni ja suudame niimoodi läbi selle vibratsiooni mõjutada kõiki teisi, kes meie ümber on. Ja kõige suuremaks siis armastuse, kõige suuremaks vibratsiooniks, nagu ma ütlesin juba välja, et on armastus. Sest loodus tõepoolest ei karda haigusi, ei karda mitte midagi. Looduses on kõik jaatamises. Ja seega ma kutsun üles kasutama oma enda väge kogu maailma ja kogu inimkonna tervendamiseks. Piisab ainult sellest, millest me oleme 100 korda juba rääkinud, et piisab oma armastuse väest, oma kõrgest vibratsioonist ja kõik hakkab tervenema. Me oleme näinud juba, kuidas see universum on nii palju muutunud. Maailm on, planeet Maa on nii palju muutunud läbi selle, mida rohkem meid valgustöötajaid on. Seega kutsun üles vabastama ennast igasugusest hirmust haiguse ja haiguste eest. Et see oli tänane teema. Ja minuga kohtute õige pea juba Valguse kanali. Peatse nägemiseni.